sõidame vaikselt. Siin on väike vasikas tee peal. Ma tahan teda ehmatada. Ma ei näe, kas tal on. Ta on lihtsalt ära hüpanud vist või? Ta ongi. Siin väiksemad vist, nad hoiavad nüüd lahti, nii kui kuked ja ongi, et kuked on ketis või köi otsas, aga kanad on lahti. No, vaatame, mis ta teeb siin. Poiss, kus sa lähed? Mis su kodu on? Räägi, poiss. No. Poiss oled ikka, jah? Selge. No, mine siis oma teed ja vabandan, et üritasin. Mitte meelega on ju. Mul on, kes oskab ütelda, mis oleks see kõige parem autole see selline asi, mis siia ette panna, et vähekene rapub väga. No, aga see poiss on ikkagi mul ees nüüd. Kuidas ma sust mööda saan? No, sa tahad ikka teisele poole teed vist minna, on ju? Jah. No, ma nagu ei jälita sind, on ju, ja ma ei taha, et sa lähed oma kodust väga kaugele. No, aga see võib ikka vastik olla, kui tuleb keegi ja sul niimoodi autoga sõidab sul sabas, on ju. Ma lähen vaikselt mööda, okei? Niimoodi. Nägemist, jah, tubli oled. Et tegelikult jah, et no vaikselt naudin neid selliseid kõrvalisi teid. Ja ta on niimoodi, et no, ma reisin alati perega, ükstapuha kuhu ma lähen ja kui ma oma autoga ei lähe, siis ma üritan alati auto rentida. Ja ma üritan alati rentida ikkagi suhteliselt odavad autod. Mitte kõige odavamad. Kui on mingi firma, siis ma võtan neil alati selle odavuselt teise. Sest siis teinekord upgrade itakse ja saad tegelikult palju suurema. Sest tihti neid miniseid ja smart on neil päris palju, on ju. Aga võtta sellised väikesed need Volkswagen Golfi suurused autod, siis võib saada isegi upgrade'i, et saada hoopis endale Volkswagen Passati näiteks. Ja nii. Siin on vähekene vett. See muidugi seletab, et miks mu auto ei ole nii ilusti pestud. Jah, ja ongi, et ega siis hetkel on seda autot renditakse siis umbes 2500 peesot päev. Aga ma rääkisin endale ära 35 000 peesose kuuhinna. Ja see teeb täpselt, mis valetan. 3 nädalat oleme siin, meil läheb 1 nädal on meil Manilas, on ju. Koos nende lendude vahetamistega, et oleks väike varuaeg. Aga 3 nädala eest 35 000 peesot. Ja, see on siis on ju praeguse valuutakursiga kuskil 600 eurot. Ehk 200 eurot nädal. Ja. Noh, ja on selline kohati Euroopas on odavamalt auto. Viimane kord Itaalias oli mul 8 nädalaks auto 165 euroga. Väikene Panda. Ja auto ei ole muidugi mitte selleks, et saad igale poole minna, kuhu sa tahad. Aga tihti on ka selleks, et sul on lihtsalt koht, kus saad istuda. Et kui jah, mulle see eriti väga tihti tulevad turistid siia ja rendivad endale skuutreid.
ja kui muidugi inimesele meeldib igapäevaselt oma elus skuutriga sõita ja ta teab ka, kuidas see liiklus siin on, siis miks mitte, aga kohati tundub, et väga paljud turistid arvavad, et skuutri jaoks siin lube vaja ei ole ja siis ma niimoodi tulen, sõidan ja õpin siin sõitmist ja tegelikult siin on palmioks on tee peal, ma võtan selle vist ära, et sellest ma üle sõitma ei hakka, sest tegelikult võiks selle kaasa võtta, sest nende peal tehakse siin ju süüa. Aga jah, et mul machetet kaasas ei ole ja mul autos seda tegelikult ei mahu, aga üle tast sõita ka ei tahtnud ja panin siia tee äärde lihtsalt. Aga see on see materjal, millega nad tegelikult ju, milles nad teevad endale hagu ja siis tehakse süüa nende peale. Niimoodi, siin läheb jälle väheke mudasemaks. Praegult on tee pinnas ei ole väga märg, ei ole väga kuiv. On sadanud vist siin mingisugune väikesed sutsakad siin vahepeal ja mõnes kohas on loigud, nagu näha oli. Aga ei ole selline mudamülgas. Tegelikult on väga sõidetav, muidu ei oleks tulnud siia. Ja. Tundub, et seekord läheb õnneks, saab läbi ilusti siit. Jah, eks see on see otse ette vaatamine, on ju. Tegelikult peab väheke näitama, mis kõrval on. Olen auto jälle seisma. Neutral. Ja väga muidugi hea asi on see, et autol on automaatkastiga on. Ja näitame siis siin kartulipõldu ka. Ühesõnaga nende jaoks on nüüd riisiväljad täpselt samamoodi nagu jääks kartulipõllud ja kas mis me arvaksime, kui tuleb turist ja ütleb, et kuule, näita mul, kuidas sul kartul kasvab või porgand või aga siin kohalikud vist kuidagi on hakanud aduma, et turistile meeldib seda vaadata ja eks ole see sama asi nagu kuskil Marokos hakatakse sulle kaamelit näitama, et tule vaata mu kaamelit ainult 30 eurot. Ja. Kahtlemata. Pole paha. No. Läheme siis edasi. Jah. Mingi putukas on mul sisse tulnud siia autosse hetkel. See on selline, näeb suhteliselt nagu Eesti porikärbes välja. Või on ta parmulaadne rohkem, aga jah. Võtame siis reisija kaasa ja läheme koos edasi. Putukaid on siin tegelikult väga vähe. Kuskil Eesti suves on neid palju rohkem. Ja see muidugi ei tähenda, et need üldse ei oleks. Ja mul on igaks juhuks alati moskiitovõrgud öösel voodi ümber. No. Muidugi kohalikud vahepeal muigavad, ütlevad, et kuule, näed, et siin ei ole ju eriti kedagi, on ju. Et
ma teen akna lahti, ma katsun selle reisija tegelikult väheke välja kupatada. Ega talle ka vist see auto siin ei meeldi. Nii. Ja. Aga ongi, et eelmine kord me olime siin 2022 ja siis juhtus ju selline asi, et hiljem saime teada, et meil olid oma külas, kus me siin peatusime nii denge kui malaaria juhtumid. Ja tegelikult ega see ju ei tähenda, et kui palju neid sääski peab olema, aga piisab ju ainult ju ühest. Ja mul on kuidagi parem tunne, kui mul on väikene sääsevärk ümber. Siin üks väike kukk vaatab siin tee ääres. Ja. Niimoodi. Aga üldiselt jah, et ega ei ole niimoodi vastikult palju putukaid, on väga-väga tore. Kõige see raskem marjumine on ikkagi see kuumus ja see, et tekib soo päevas paar korda külma duši all käia. Duš muidugi külmaks kunagi siin ei lähe. No, paras temperatuur, et laste pesemiseks naine teeb vähekene, keedab vett juurde kõrvale ja siis segab seda, aga mulle just mida külmam, seda parem. Nii. Vaata, ilusad teed siin praegult. Nii, ja nüüd lõppes ilusti ära. Läheb jälle liivaseks. Autod on nii pargitud, et või masin ühesõnaga tsiklid ja see auto seal, et ega siin eriti neid suuremad veokad siit läbi ei tule vahepeal. Aga liikluses tegelikult kokkuvõttes tahan ütelda seda, et võrreldes Itaalia ja Hispaaniaga on Filipiinide liiklus palju rahulikum. Teed võivad olla kehvad kohati. Sõiduvahendid on väga erinevatel kiirustel. Kohati neile pole tuled, aga ei ole sellist närvilisust. Ei ole sellist, no see, et vahepeal keegi laseb signaali, et tuud siit ma nüüd tulen. Seda on vähekene. No, et kui keegi sõidab mööda, siis ta annab teada, et näe, ma tulen siit nüüd, et vaata ära, mul on siia tee peale hüppa. Aga seda on ka tegelikult väga-väga palju vähem kui Hiinas. Hiinas oli ju niimoodi, et võisid enam-vähem ju silmad kinni üle tee minna, sest et iga autojuht laseb ju iga paari sekundi tagant signaali. Ja võis lihtsalt kuulda, kust autod tulevad. Aga siin nagu on, noh, jah, parajalt palju seda signaalitamist. Jah, ja see on, ma mäletan esimene kord, kui ma tulin 2018 siia, siis rendisin auto ja mulle toodi see auto hotelli kohale ja mul oli vaja siis Tagbilaranist välja sõita ja ma võtsin endale kõigepealt siis tuk-tuki, selle mootorratta, kuhu on väikene see külgkorviga siis see päikese varjuga asi kõrvale pandud on ja palusin tal lihtsalt siis näidata teed, kuidas on Tagbilaranist välja sõitmine. Ja umbes, et ma olin selle tee lihtsalt edasi-tagasi läbi sõitnud korra ja siis oli autoga vähekene julgem minna. Ja mida aeg edasi, ma ütlen tõsiselt, et Itaalias, Hispaanias autoga sõitmine on vähekene närvilisem. Aga muidugi peab nendeks kohalikeks teeoludeks valmis olema ja lihtsalt jah teadma, et kuidas on ilmastikutingimused ja et teeolud võivad vahelduda väga kiiresti.
siis, et tegelikult siin on ka mõned väga head vaated. Otsin kohta, kus saaks siin auto vähekene kinni pidada ja vähekene alla vaadata. Siin tundub vähekene kuivem pinnas olevat ja vähekene ruumi ka tee peale. Niimoodi. Lähme vaatame siis. Paneme selle mootoriga kinni, et ei ole vaja siin seda kliimat vähekene. Isegi see väike iseärasus on alati need elektriliinid siin. Et see tegelikult on ju veel väga korralik. Aga postid pannakse üles ja siis on ju see, kes postid pannab üles, siis paneb omale selle liini kõige kõrgemale ja siis iga järgmine liin pannakse vähekene madalamalt. Ja igaüks, kes saab endale kas siis mingit telefoni või interneti või ma ei tea, mis kaableid, kasutab täpselt neid samu poste. Ja see tähendab seda, et ajapikku hakkavad nad järjest madalamale minema, kuni kohati on need elektriliinid niimoodi enam-vähem pea kõrgusel. Ja riisi siis jah, nad 2 korda aastas saab seda siis külvata ja koristada. Ja see riis pannakse siis niimoodi siia tee äärde. Meie perel on oma terrass, see, kus mina magan, tegelikult seal ju nad kujutavad riisi. Nemad niimoodi tee kõrvale seda ei pane. Aga tegelikult ma räägin ju valet juttu, see on ju mais siin. See ei olegi riis. No ühesõnaga, kõike, mida kujutada annab, saab tee ääres kuivetada. Ja mu abikaasa rääkis, et kui ta laps oli, siis ta tihti pidi lihtsalt selle riisi ääres, siis on ju seisma ja vaatama, et kuked kanad sinna peale ei läheks. Ja see oli selline töö, mida ta eriti ei nautinud. Aga et siin on ilusti tee kõrvale pandud. Ja ma mõtlen, et kas see on siis see lihtsalt, et mõttekäik, et vahel sõidavad siin mootorrattad ja autod mööda ja need siis nagu iseenesest peletavad sul kuked kanad ära, kes peaksid juhuslikult tulema seda sinu tera nokkima. Aga jah, mis ma siin ikka siis? Ütleme siis kõikidele kena päeva teile seal Eestimaal ja järgmise korrani. Ja kui kellelgi on mõningaid küsimusi, mis võiks olla huvitav, siis üritaks vastata või vastused leida nii hästi, kui seda oskan. Kõik head hetkel.